No nii, terekest, et ma tulin nüüd jälle kalale, Jõekale mingite enda uusi lante ka testima, ma ei tea, kuidas hetkel näha ja pärast näitan korralikult. Kahlakatega kumarid võtsin kaasa igaks juhuks. Pärast, kui veest vaja läbi käia pärast autosse enam marjade ja kahlakatega lähe, siis panen kumarid jalga. Need jäävad praegu sinna ja siis ma kõnnin siit jõe äärest, sumpan. Vees on need kahlakad ikka kõvasti kergemad. Veest väljas on ikka täitsa jama. Ma ei tea, kaua ma jaksan niimoodi käia, aga ega mul palju aega ka ei ole. Kell on mingi 4 läbi. Palju seda ma ei tea, aga midagi ta on. Ma käin ja otsin siin mingit kohta ja pärast No Joke saatis mul uue kaamera ka YouTube kanal No Joke. Et teen natuke reklaami mingi aeg talle rohkem ja siis näitan uut kaamerat ka. Või ta on vanem kui minu GoPro, aga ta on ka kaamera. Nii et vaatab. Praegu ma mingi mingi ala jalutan nüüd siin mööda lihtsalt, sest siit ei ole vahepealt võimalik püüda, nii et see vees ei ole. Siin on liiga palju võsa. Mul on mingi väike saak ka igaks juhuks kaasas, aga pigem mitte. Nii. Kala ma hetkel näinud ei ole. Aga vesi on siuke ilus läbipaistev. Mul on juba tunne, et ei oleks siit mõtet. Tuleb ikkagi otsida kohta, kust korraks ette minna, sealt visata veest välja edasi ja siis eelmises videos, see oli üle-eelmises vist millalgi. Aga kui käisin siin jõel, et siis ma praegu veel näen, et siin oli mingi surnud siga. Et see täna saan korralikumad klipid äkki. Eelmine kord kaameral sai aku tühjaks, aga mingi probleem oli tal ka. Nii, aga ma vahetan praegu landi ära. Näitan korraks ka kaamera ära, mis see No Joke saatis. Selline jurakas GoPro Hero 7 Silver. Ma ei tea, kuidas siit kaamerast näha jääb, aga pärast näitab, räägib lähemalt. Siin on mul siis osad enda tehtud ja osad on... siin on kõik on... Siin karbis on hetkel kõik ise käsitöölandid ja see... Hetkel paneb otsa pöörleva. Nii. Aga... Paneme selle korraks maha. Nii, siuke isetehtusvärk, mis ei tulnud nii hästi välja, kui arvasin, aga natuke muudan ja panen ikkagist üks kommenteeris ka, et kas jäävad killised järklandid või tulevad keeled ka või midagi. Aga ma olen siuke tunne, et siia läheb küll keel külge. Ja teisele samasugusele hõbedat värvi läheb ka. Nii. Ja seda käsitöö pöörlevat olete juba näinud mingites videotes. Kes on muidugi uued vaatajad, need ei tea, aga need saavad vaadata. Helist ma ei tea üldse, kui hästi peale jääb, kas jääb peale jääb raudselt tegelikult, aga kui hästi ei tea. Nii. Ahaa, jah, siit on ka natuke rohkem jääs, kui viimati oli. Nii. Ja siit hetkel kala näha ei ole. Suht siuke ütleks täiesti läbipaistev vesi. Natuke saaks parem olla, aga
aga noh, püüab. Ahah, liiga ja võttis põhja kinni. Siin tuleb siis kiiremat kerimist teha. Aga vastuvoolu tuleb ikka ju väga kõvasti. Katsun siit läbi jõe lähen teisele kaldale. Hopsti. Saab kiiremini, ei pea hakkama jälle ümber minema. Siis vahepealt mõned viskad ka kuppa, mis see oli nüüd. Midagi läks sassi. Oi. Nii, kas nüüd miski võttis või ma kerisin nii aeglaselt? Harrakas käis läbi praegu. Ei, põhja käis. Nii. Nüüd siit ilusti läbi saada. Sügavam. Opa. Ja. Siin on õudne käia praegu. Vajub läbi täiesti. Jess. Issand, ma juba kartsin. Üksi on ikka väga hirmus niimoodi kalal käia. Vahepealt suuremast voolukohast on sügavam ja ehmatab ära ikka. Kui siin kahlakatega ümber käin, aga esiteks on külm ju. On see püsti nii kiirelt. Aga õnneks oli madalam koht ikka vist. Piisavalt madal. Nii, üsaga. Hambu pole kaudu ütelnud teinud, on ju, aga nüüd ma... Mis siin vees on? Mingid kõrredised. Jah, ikkagist hetkel andsin küll lubaduse, et ei sumpa. Kas see vist leidsin mingi landi kohe, vaatan järgi. 2 tükki kirjutasid mulle, et ei ole mõttekas praegu nii-öelda keeluaeg, kahlamise keeluaeg, et ei ole väga mõttekas praegu käia, et selle võib kalamarja ära rikkuda. Aga eks ma lähen ka kohe veest välja. No nii, ma tulin korraks ette tagasi, et teile seda näidata siis. Siis ma ei taha seda isegi näha. No öelge nüüd mulle, mis asi see on. Või on emane või? Isane või? Täist juppideks. Jumala suure kärsaga. Õudne. Tunne on selline, nagu kahlakad laseksid mingil määral läbi, aga ma eeldan, et ei lase, sest märga ma veel nagu ei tunne otseselt. Ja ma pean kohe varsti jälle veest välja saama siit. Ja kala ei ole näha olnud. Jääkapüüki igal juhul veel ei oska. Võin kohe alguses ära märkida, sest need viskad on nii lärmakad, et see iseenesest ajab juba kala ära. Kui see just kala juurde meelita, mõnikord on niipidi.
nii, kus siit välja saab? Oi. Kurja. Ohoh, kalamaim. Nii, siit ma pean nüüd välja saama. Okei, kinni praegu. Nii, nüüd ma siin lume sees sumpan. Ohoh, päris äge. Väetidega. Kalda äärest lähen. Siin on mingid kopra tammilaadsed asjad. Kui teist kallast näete, ma ei tea, kui hästi te näete. Siis seal on ilgelt palju kobraste poolt maha võetud puid. Iga räme palju. Issand, siin on keegi plastpudeliga visanud, aga ma ei hakka seda hetkel üles. Isegi mitu tükki. Issand, jah, siin on mingi sodi. Need tammid on sodi täis. Kusjuures osad puud ei olegi nii vanad nüüd maha võetud, et koprad peaksin veel tegutsema, aga isiklikult näinud ei ole ja neid tamme edasi ei ole tehtud. Ehk siis kuhugi kadunud on need koprad. Jahihooaeg käis üle äkki selle pärast. Aga praegu kala näinud ei ole. Mingi surnud suurem juba, selles suhtes nagu pool maim, pool juba kalamõõtu, et oli selline. Nägin. Ja see ma ei saanud täpselt aru, mis ta oli. Vist oli forell ikka. Selles suhtes ikka punane kala. Punase lihaga kala. Ma eeldan. Aga probleem on siin ridaga praegu, et tahab hakata jäässe minema siin. Noh, et ei taha, oi pekki. See ongi läinud juba. Jah, nüüd ma rikkusin natuke ära. Okei, see tütt tuleb ära veel. Kui ei tule, siis ma olen ära rikkunud üle. Samas, kui ma õigesti olen aru saanud, siis tegelikult kala siin otseselt voolus ei taha olla. Tema on kuskil augus peidus. Mul enne oli tross vahel, aga siis tuli meelde, et ilma trossita peaks enam parem ja võtsin ära. Läinud ta nüüd otse pealinnu küljes. Miks siis tahab vahetada, pean ümber siduma. Kui ma panen praegu kinni tagasi. No nii, väike kokkuvõte siis. Et kõndisin suht pikalt edasi ja ühtegi kala võttu pole tulnud ja näha pole olnud. Mingi asi vees toimus kusagil eemal. Siit nüüd sinnapoole siis, et pole õrna ajugi, mis oli, aga midagi vees seal sulistas ja kandist oleks 2 korda ilma jäänud, aga õnneks jäi ikka külgenöörile ja sidur oli väga-väga pehme, ei tea miks. Aga oi. Aga siit on nüüd välja, teen viimase viske ja siis siit ma olen tagasi ja teisele poole silda. Nii, viimane ise läks seal kõige paremini. Ma näen tal mingi sodi on küljes, aga noh. Davai, kala pole, kala ei tule. Mingi pauk käis praegu. Nii, siit jah, otse tagasi vist. Keeris läheb pimedaks, kui tahta veel lihtsalt pakka püüda. Et siin mingi kraav vahepeal hüppasin üle. Uurisin natuke, kas passikut on kuskil kaskade küljes. Mitte muffinitki polnud ja nüüd ongi tagasi minek. Nüüd on üles poole hüppe, jah. Ei andki väga hüppe, rohkem tõuge, lükka.
jaa, ühesõnaga näeb juba siis, kui uuesti püüan. No nii, ma olen nüüd tagasi siin alguses. Ma olen nüüd tagasi siin alguses. Ja mis ma seal siis räägin nüüd, et jah, uuesti kokkuvõtet mitte midagi, mitte ühtegi asja. Paar korda landis peaaegu ilma, aga ikka alles. Aha, mu kummikud on isegi teises kaldas alles. Ja nüüd me läheme siit üle, noh see, mitte üle silla, aga noh üle ka, aga teisele poole. Teisele poole silda püüdma. Hopsti. Nii. Et aga siia on 4.5. Mis on? 4.5. märts. See oli juba vist märts, 4.5. peaks, jah. Jah, et 4.5. kuupäev märtsis tuleme, hetkel on plaan Erioga tulla kalale. Kes ei tea, kes Erio on, siis saab teada, kui temaga tuleme. Aga ma eeldan, et ainult pooled mu jälgitest teavad, kes on Erio. Nii. See õnneks isegi üle. Kõik on muidugi jälle jääs vahepeal. Nii, siit paneme hopsti. Ma vahepeal nägin mingit linnupesa põõssa okste vahel. Et ma eeldan, et kuna siin on jäälind, siis tema pesa oligi. Ja siin ei saa enam isegi kerida. Nii, kui ma tõmban, ta on kohe pinnas. Pool on ikka räige tugev. Aga nüüd ma valin endale kalda, kumb puhtam on. Läheb siit poolt. Ja läheb siis siit edasi oma püügiga. No, ja muidugi see issand jumal. Lund on hopsti. No näete nüüd. Lund on nii palju, et ei püsi jalulgi enam. Kui ilmastikuolud veel siis ka sellised on, kui Erioga on plaan tulla, siis Erio ei soovi sellist ärke ja ma ei soovi aga ka. Et mul on ikka kes mingid odavad kahlakad. Esiteks väga suur võimalus neil kiiremini katki minna, kui nad juba ei ole vapad. Ja need kaaluvad mingi 5 kilo. 4,5 vist oli. 4,600 või? Et 4600 grammi. Et siis siis nendega ei jaksa ka mingi 2 tundi. Ma ei tea, äkki 3 tundi kannatab ära seda sumpamist, võib-olla rohkemgi vaheneb. Aga mitte väga palju. Siit läheb edasi tüüpi. Proovime siia. Nii. Ja hopsas sääder jälle. Proovin endal natuke pulli ka teha. Mul lasen. Kelgutan alla siit. Ei jõudnudki kinni. Okei, ja nüüd ma ei saa püsti. Vapsi. Vaatame ega palju rohkem ei ole. Üsaga hakkab püüdma. Siin pool tundub mulle siuke vähe kivisem plats olema. Oi. Et ma nüüd ei tea muidugi, kumba siis jõekal rohkem meeldib. Kas kivine või just vastupidi. Ai, nüüd läks natuke pekki.
vist puu otsast läbi. Jah, nüüd on puu otsast. Palun tule ära nüüd. Hakkame hakka tirima, äkki liiga kinni. Lähen järgi talle. Nii, ja siin on kiire vool. Mingi natuke suurem maimulaadne nüüd põgenes siit kaldast ära, järelikult äkki on kala siin rohkem. See teine silla pool oli nagu rohkem selline sodine, siin on nagu kivine. Ma kujutasin praegu ette või ma kuulsin kellegi häält. Ja siin on mingid elamuid ka, et äkki ongi. Ühesõnaga, võtan landi, võtan lahti ja vaatab edasi. Nii. Lihtsalt kala lootuse pärast panin praegu kaamera kinni, et ehk siit tuleb ja siis jääb peale saamata. Mingi lind oli ka siin raipaks tehtud vahepeal. Täis tüppideks rebitud. Vist suled olid alles, kere ei olnudki näha. Oi, mis see oli nüüd? Jälle mingi kopraauk või? Pole eriti kaugele tulnud. Oi, palju tübud. Aga... Oho. Kas nüüd oli võttu ei jää kuhugi kinni? Väga tundus võttu moodi. Aga ma eeldan ikkagist, et ta jäi korraks kivi taha. Sest see oleks uuesti võtnud, ta ei võtnud kinni. Või oli ikkagi. Ma ei tea, nagu rabeles. Ehk võtab. Veel või võtab miski. Oi. Mis see nüüd oli? Mingi oksik või? Kurat, kus rikkus ära praegu. Nii, ma varsti lähen minema ka, liiga pimedaks läheb. Hetkel veel on piiki. Ja ma meelest ära ei lähe mõnest. Pean teile pärast näitama seda kaamera järgi ka. Okei, siit ei tule. Oi, pekki, kas ei käimutavad mingid asjad. Sealt poolt mul pole nii toimugi. Ma eeldan, et väga ei saa tulla, sest rant ei ole isegi vees korralikult. Kurat, siit on vool nii kiire, et see lant lihtsalt tuleb pinda. Tihti pidi kerima liiga kiiresti, teistpidi ei saagi kerida praktiliselt. See on lihtsalt liiga aeglane. Okei, liigub edasi. Kinni vahepeal. No nii. Nüüd tükimaid edasi. Oih. Sille peale lumisi
üritan nüüd vastu poole. Siit ma isegi loodaks kõige rohkem praegu saada. Äkki ikka midagi tuleb. Mul ei ole kõik uued landid testitud. Siin tundub nagu vool vahetaks suunda, aga vast ikka ei vaheta. Tõmbab nööri kinni. See külm tõmbab nööri kinni. Jah, täiesti kinni. Ja vool on ikka sama pidi. Nii, nüüd midagi oli, mis asi see oli? See oli kahtlane praegu. Aga kala näha ja oi pekki. Kanni, tuul ei saanud jälle kõrvale. Ühesõnaga, ma hakkan nüüd püüki lõpetama, mis ei ole mõtet enam. Pole midagi tulnud. Ühesõnaga, ma tõmban nüüd ennast sinna alguses silla peale tagasi. Teen kõne ära, et hakatakse järgi tulema ja siis vaatab edasi. Veel mingid asjad jagamarisse ära näidata ja siis on kõik. Aga praegu praegu kinni, silla peal näeme, see on juba varsti, sest pole eriti kaugele mindud ja näeme. No nii, et nüüd püük on lõpetatud ja nüüd ma näitan ära selle kaameravärgi. Et No Joke siis, YouTube'i kanalil No Joke saatis mulle toetusment sellise kaameraga, mingi sulpsatus käis. Toetusment sellise GoPro kaameraga, et see, millega ma praegu filmin Hero 10 on ju, see on mingi rike, see läheb ümber vahetusse. Et nad andsid mulle siis GoPro Hero 7 Silver kaamera. Ja nüüd vahepeal ma teen siis sellega video, et kui mul endal enam vaja ei lähe, siis ma annan selle ise ka kellelegi edasi. Kui ma enda kaamera terveks sahan või endale mingi uue saan jälle. Et kas siis enda vennale või kellelegi teisele alustavale YouTuberile. Sellele akut vahetada ei saa isene, sest tal on siuke luuk lihtsalt siin. Mälukaart ja laadimispesa. Aga samas ka veekindel, aga tal ei ole seda kahvlit ka siin all, midagi ta kinnituse külge käib, et kas ise teha või siis Hiinast tellida. Aga selle, kes nüüd No Joke kanalit ei tea, et ma panen lingi, panen videole, kui ma saan videole endale. Ja video alla tuleb kindlasti link ja siis logo ka, milline see asi välja näeb. No Joke kanal ja siis näete selle ära ja no ja siin on mul mingid isesed landid, mida ma hetkel näitama ei viisi hakata. Midagi ma vist tahtsin veel näidata, või ei olnud. Nii, midagi nüüd juhtus. Praegu läks see kaamera automaatselt ise tööle hetkel. Jah, vahetame. Läheb uuesti, siis läheb, aga vahet ära. Aga nüüd siit koha pealt ma lõpetan selle video ära, et subscribe, like, comment, share ja noh, näeme järgmises videos.
ma loodan, et see järgmine tulebki nüüd see Erioga, et seal Erio YouTube'i kanali lingi ma panen ka siia video alla, et jah, tšau.